tere tulemast stuudiosse. Stuudios on tore ja kõigile vaatajatele on kindlasti hästi mõnus aeg alanud ka, et tegelikult on ju teine advent. See tähendab, et juba teine nädal jõuludel lähemale. Meie vaates on ka niimoodi, et meil on jäänud siin veel minu meelest 4 saadet ja me tõime kuuse varem tuppa, inimesed muidu nii vara ju ei too, aga me tõime sellepärast, et tõesti, kui on nii vähe saateid jäänud, siis lihtsalt peab seda jõuluilu sisse tooma. Ja mul on väga kaunid neiud tulnud saatesse. Ja teate, siis teemegi niimoodi, et igaüks ise tutvustab ennast. Ja Triin, alustame sinust. Sina oled ühtaegu tore vilistane, aga see, miks sa täna siin oled, on hoopis teine teema, sest on just lõppenud november ja november on teie jaoks olnud väga, ma ütleks, et kibekiire aeg, väga tihe, väga põnevaid teemasid täis. Mida see siis tähendab? Räägime nüüd vaatajatele ka. Just, ja tere ka minu poolt Marju, on hea meel taas kord olla stuudios. Viimati käisin kevadel tore saates koos endise juhendaja Ailiga, need tervitused Türile. Aga tõesti hetkel olen siis tööpostil täitsa ametlikult Lastekaitse Liidus ja kuna minu volitused noortekogu juhina saavad nüüd 4. detsember said läbi, kui saade eetrisse läheb, siis selleks, eks olen juba 18, siis sain endale sihukese vahva ameti nagu laste õiguste saadikute koordinaator. Ja mida see endast siis tähendab, on see, et Euroopas veel sellist süsteemi ei ole, aga et luua sisse riiklikult lapse õiguste saadikud, kes siis oma kodukohas tooksid meile riiklikule tasandile oma murekohad, oma rõõmukohad ja et neid ühiselt arendada ja mõelda. Ja nüüd me jõuame novembrisse, ehk siis 30. november sai hakata eelkandideerima ja seda siis said eelisjärjekorras meie Lastekaitse Liidu noortekogu liikmed. Näiteks nagu Liide mul siin vasakul käel. Aga nüüd avaneb tõesti siis juba 6. detsembrist ka kõigile teistele võimalus kandideerida. Ja miks oli november oluline? Esmalt toimus just film, kus oli ju lapseõiguste programm, oli PÖF, aga tegelikult oli ka lapseõiguste kuu. Hästi palju kõlab läbi lapseõigused. Mis need õigused siis ikkagi on? Need tulenevad ÜRO lapseõiguste konventsioonist. Ehk siis mina armastan lühidalt öelda, et see on just kui rusikareegel selleks, et lapsed saaksid päriselt elus hakkama ja et neil oleksid need võimalused. Ja sellel aastal sai eesti keelde tõlgituna, ehk siis Eesti laste jaoks tähtsündmus, see 30-aastaseks. Ja selle raames siis me tegime 30 videot, kus Eesti lapsed noored seletasid lahti, mida tähendab see väga ametlikus ja bürokraatlikus keeles öeldud konventsioonipunkt. Ja need avaldusid nii sotsiaalmeedias kui ka laste ekraanis kui ka noorte saates Nova. Nii et kõik need koduvideod said kenasti kaamerate ette. Jah, suurepärane, oli hästi tore nende videode seas näha teisi torekaid ka üle Eesti ja tõepoolest, kuidas neil oli seal päris pusimist selle sõnastusega, et lugeda ette seda keerukat teksti. Et kuidagi laste jaoks võiks olla see lihtne. Just sellepärast ongi ka lapseõiguste saadikud loodud, et päriselt ka lapsed ise mõistaksid, et tore, kui ametnikud mõistavad, tore, kui lastekaitse spetsialistid, heal juhul õpetajad mõistavad, aga on vaja, et see jõuaks kodudesse ja et me kasvataksime peale põlvkonda, kes päriselt mõistab enda õiguseid. Ja need keerukad tekstid ja sõnad, tegelikult nad olid veel lihtsamalt. Et kui neid nii-öelda kergemaks kirjutada ise õiguskeelt mõistes, oli päris huvitav seiklus. Aga mis ma veel tahtsin lisada, on tegelikult see, et kõik see lasteõiguste teema on päris oluline ja aktuaalne kogu aeg. Aga me peame lihtsalt neid lapsi ja noori märkama ja see, et tore noored paati sattusid, et noored on ju kõigil noorteorganisatsioonidel ühised. Et võin seda näiteks oma kogemusest kinnitada, kus on väga paljudes, olen 13–15 organisatsioonis olnud ja need noored on valdavalt samad, kes tegutsevad hästi äge, kui näiteks Karl Arkaadi tuligi tore pluusiga ja näitaski, et näeb, ma olen siin videos, aga tegelikult olen seal ka. Et hästi äge, kuidas see koostöö toimib. Jah, suurepärane, et tõepoolest 30 aastat palju õnne ja see missioon, mis on ette võetud, see lihtsalt suurepärane, ma väga soovin teile selleks edu ja sinuga on kaasas tõepoolest ühel pool on üks noor, kes on tõesti ka tore noor, aga teisel pool niimoodi. Sina saaksid rääkida siis äkki sellest, et miks seda kõike vaja on sinu meelest? Tere, mina olen siis Karmen. Ma olin pool aastat laste õiguste saadik, aga kuna minul nüüd täitus 18, siis hakkan nüüd lastesaadikute mentoriks. Miks lastesaadikuid vaja on? Võin oma kogemusest öelda, et näiteks 6 aastat tagasi olin 4. klassis, oli siuke kiusamisjuhtum
ja kuhu mind saadeti? Direktori kabinetti. Sellist psühholoogilist abi ei olnud ja ega direktori juures ka midagi teha ei saanud. Ehk siis lõppkokkuvõttes nagu lapsed jäidki oma probleemidega üksi, neil ei olnud tugivõrgustikku, neil ei olnud abi ja kui sa jääd abita, siis need probleemid võivad hiljem hakata väga valusalt välja lööma. Et kui meil on lapsesaadikud koolis, igas koolis, siis lastel on võimalus teada saada, kust abi saada, kuidas abi saada, miks abi saada, et see on nagu hästi tänuväärne. Et see siis tähendaks, et üks noor on vähemalt näiteks klassi peale, kes teab sellest asjast rohkem, kes, või noh, et toome siis näiteks näite sinu selle juhtumi põhjal, et mis oleks olnud, kui oleks olnud siis saadikud juba olemas tollel ajal? Kindlasti, kui kas või üldse koolis on üks lastesaadik olemas, siis tema saab, kui ta näiteks räägibki tervele koolile, et miks seda vaja on sinu õigustest, siis lapsed hakkavad ise aru saama, et neil on õigused, neil on kohustused ja kuidas neid täita. Ja mis see teine küsimuse pool oligi? Kuidas enda näitest? Et kuidas sinu juhtum olekski lahenenud, kui oleks olnud selline? Kui oleks olnud, siis ma oleks teadnud, et mul on võimalus saada psühholoogilist abi. Ma oleks ilmselt seda ka saanud. Mul oleks, no näiteks kas või osaden laste puhul oleks jäänud depressioon, ärevushäired, söömishäired tulemata. Ehk siis hästi palju probleeme saab ennetada sellega. Suurepärane ja tuleme nüüd Aliide juurde. Tere! No tere, Aliide! Sa oled meil selline värske torekas. Aga jube tegus igal pool mujal ka, nagu ma näen ja kuulen. Nii, aga räägi siis oma tegemistest sellega seoses selle lapse õigustega. Ja, mina olen Aliide. Mina tulen Järva vallast, Järvamaalt ja mina olen Lastekaitse Liidu noortekogus. See veel eksisteerib, aga kandideerisin ka just lapse õiguste saadikuks. See on nii pikk ja keeruline sõna, jah? Lapse õiguste saadik. Ma räägin siis, et mis on Lastekaitse Liidu noortekogu mulle praeguseni andnud. Ma olen saanud väga ägedates laagrites käia. Nii palju uusi inimesi ja uusi tutvuseid olen saanud. Nii palju toetavaid inimesi ka. Ja ma olen ka küberturvalisuse üle Euroopa. Euroopa Liit on korraldanud siukse, kus me saimegi, see hakkas septembris ja me saime iga nädal, see ei ole Teams, aga mingi siuke keskkond, igast Euroopa riigist 2 inimest, noort, mina olen üks õnnelik 2. Eestis siis oli 2 inimest ja sina olid üks nendest. Ja. Nii põnev, no mis te seal rääkisite? Mis teema oli? Me avaldasime oma arvamust, rääkisimegi erinevatest sotsiaalmeediaäppidest ja mina rääkisin seal kõige rohkem näiteks reklaamidest ja sellest, kuidas mõned mobiiltelefonifirmad automaatselt panevad sul selle GPS-i peale ja siis sul tulevadki niisugused reklaamid, mida pole ise luba andnud, et seda teha. Et nad võiksid seda teha. Ja siis ma rääkisin veel palju muud ka. Aga lõpuks oli niimoodi, et praeguseks on see läbi ja see toimub iga aasta. See tavaliselt toimub küll Brüsselis 2 päeva, aga see aasta oli siis interneti teel ja kestis kauem. Ja siis lõpus oligi selline, kus olidki tähtsamad sotsiaalmeediad, näiteks Google oli seal kohal oma esindajaga, TikTok, Instagram ja sellised. Ja siis meie Euroopa noored andsidki edasi seda infot, mis me kogusime. Ja ma olen nüüd näinud, et see tegelikult töötas. Ja nad otsidki meie asju kuulda. Tõesti, kui ja, äge. näiteks Google võtab maha selle siukse asja nagu geolocation. See ongi see, et nad GPS-i pealt vaatavad, et kus sa oled ja siis panevad neid reklaame. Et see oli nii tore, ma sain selle Gmaili, et nad muudavad seda, et see ei olegi automaatselt peal. Ja see oli väga lõbus.
ja noortekogu on üleüldse väga tore olnud ja ma jään ootama, milline on see pikk lause, mida ma ei mäleta. Korra täiendaks sa liidet, et tõesti see lapseõiguse saadikut, need juba tõesti, kui me räägime lapseõiguste konventsioon, mida mu 8-aastane õdegi, kui ta videot tegi, ta lihtsalt ei suutnudki välja hääldades, see on niivõrd spetsiifiline sõna, et sellele kõigele hakkab lapseõiguste saadikute võrgustik tegelikult leidma ka selliseid eestipäraseid lihtsamaid sõnu, et sellest oleks hea aru saada. Ja tegelikult siin paremal käel on hea näide sellest, et võrgustikus siis tõesti on ka see vaimse tervise pool esindatud, et kuidas leida abi, et anda need teadmised, aga samas teiselt poolt näiteks liide, keda huvitabki küberturvalisus ja samamoodi vaimne tervis, nemad saavad see anda teistmoodi panuse, et igaüks, kellel on mingid omad huvid, selle järgi me teeme talle ka neid pakkumisi. Aga see eeldab loomulikult seda, et ta varasemalt saab koolituse ja liide saab näiteks ka jagada, mis koolitusi on noortekogu juba saanud. Meil noortekogus olid erinevad nagu tiimid, nagu Triin rääkis, et olidki näiteks, mina olen kohtunud sotsiaalkaitseministriga. Ta oli väga-väga tore. See oli küll Teamsi või Zoomi teel, aga ikkagi väga-väga tore. Ja nii palju asju. Näiteks meil oli ka Instagrami koolitus. Me üritasime sotsiaalmeediat uuesti ellu tuua. Meil on, te võite minna vaatama. Instagram on meil hetkel. Meil oli koolitused, kuidas me seda saame nagu ellu viia. Mis see otsingu sõna peab siis olema? Lapse õiguste saadikud. Siis ta tõõdehta ei lasta panna. Need on nii palju. Lastekaitse Liidu noortekogu on nii palju võimalusi loonud minu jaoks ja ka paljude teiste jaoks. Ja ma kõigil väga soovitan, sest et see tõesti toob nii palju juurde. Ja isegi kui need kõik koolitused ei ole paberi peal, siis need on ikkagi su peas ja need on väga harivad. Sa korra nagu alustasid sellise mõttega, et praegu ta veel on noortekogu, et seal tuleb nüüd üks muutus siis. Jah, see muutubki laste õiguste, jah. See on siis selline, igast, me laiendame seda siis, et ongi igast Eesti kohast, igast Eesti koolist vähemalt üks. Et ongi nagu tema rääkis, et sa saadki pöörduda lapseõiguste saadiku poole, kui sul ongi mingi probleem ja sa ei leia sellele lahendust või mingi küsimus. Kas ta peaks siis olema kuidagi koostöös õpilasesinduste liiduga ka või see pole oluline või kuidas see? Üldiselt koostööd me niimoodi teistega ei ole planeerinud praegu, et ikkagi ta jääks selliseks, et see lapseõiguste saadik näiteks samamoodi liide kohta hea näide, kuidas sotsiaalkaitseministriga ühises arutelus ta tõi näite enda kannatavast abivajavast klassiõest ja sellele ta sai abi, kuigi ta polnud varem kohalikult omavalitsuselt seda saanud piisaval määral. Ja tegelikult see ongi see, et see lapseõiguste saadik koha peal on see, kes märkab, aitab, annab kasvõi selle lasteabi kontakti, et ta jõuaks kuhugi ja oleks olemas ja sellepärast on ka eraldi veel lapseõiguste saadikutel mentorid. Ja meil tuleb Ida-Virumaa suunale ka üks hästi äge Riina, kes nüüd saab 19, et nad on kõik meil noortekogust välja kasvanud. Et see noortekogu loomulik ketk ongi lapseõiguste võrgustikst. Nagu näha, siis see tavaline klassikaline osalusvorm noortekogu tuleme kõik laua taha ja me tarka ötta, aga midagi ei saa ei tööta. Ja noori kõnetab ikkagi see, kui nad saavad tegeleda millegagi, mis neid kõnetab, et niimoodi särasilmselt rääkida, kui tore kõik on, aga näiteid ei tulegi meeldest, neid on nii palju. Et selles mõttes tõesti, et otseselt õpilasesindustega sellist koostööd ei ole, et ta oleks ikkagi eraldi seisev ja seisaks oma õiguste eest, mitte ei oleks siis kujundatud üldine mall kellegi teise poolt. Hästi, et siis ta võib muidugi olla, eks ju, õpilasesinduste liidu inimene, aga lihtsalt, et see peab olema sinu kuidagi südameasi, see peab haakima sinu väärtustega ja sa pead seda tahtma teha, et see on põhiline. See on nagu torekatega tegelikult, et sa pead tahtma teha teistele head, sa pead tahtma maailma parandada, seda headust tekitada, toredust juurde, rõõmu juurde, positiivset fookust hoida. Et siis laste õiguste saadikul on see sama, et me seisame nende asjade eest ja mina saan sellest aru ja ma aitan sul ka aru saada, on ju? Sest tõepoolest neid tekste ei jõua esiteks lasteni ja kui nad ka jõuavad, siis kas sealt midagi välja loeb? See laste õiguste see konventsioon, mina olin ühes videos, tegin, seda oli nii raske aru saada.
isegi kui see oli tõlgitud lastekeelde, seda oli ikkagi nagu nii raske, ma ei saanud, ma üritasin oma emaga rääkida. Isegi kui see oli tõlgitud, no saad aru, eks ju, sa pead kasutama sõna tõlk. Ja, no täiesti, eks ju. Nagu nii raskelt oli sõnastatud ja ma loodan, et ma sain selle niimoodi videos sõnastatud, et isegi 5-aastane saab aru. Et ma tõin näiteid, nende peale oli raske tulla. Alguses oligi, et ma tegin neid videod tegelikult 2 korda, sellepärast, et ma ütlesin midagi valesti, mis ei käinud selle juurde. Minu arvates käis, aga ikkagi ei käinud. Ja siis ma tegin uuesti ja paremini. Aga need oli tõesti väga raske aru saada. Aga nüüd, kui seda siin natuke provotseerivalt küsida, et võib-olla teile on juba seda tehtud isegi, ega mina ei tea ju, kas teil on tulnud ka mingisuguseid kriitikanoote või mingid sellist, et lastel ongi ainult õigused ja mis juttu te siin räägite, nad ainult ju õiguseid just teavadki ja kohustustest ei ole nad midagi kuulnud. Et mina nagu olen kuulnud, et mõned täiskasvanud võivad natuke sedasi suhtuda, neil on selline mulje jäänud, et tegelikult just on vastupidi, et küll aga neid õigusi teatakse, aga kohustustest ei ole midagi kuuldud. Mis te selle kohta oskate ütelda? Selle kohta tegelikult mina ise kasutan tõest sükest väljendit, et kui ma ka ise kuskil räägin, et lapse õigused, aga on ka kohustused ja neid ei tohi ära unustada. Ja üks kohustus on teada oma õiguseid, neid järgida, aga tagada, et sinu ümbritsevatel oleks ka nende õigused tagatud. Ehk siis tegelikult aus vastus sellele kriitikale, et on õigused, aga kohustusi ei ole, siis paraku, kui me vaatame statistikat ja kõike muud sellist, siis me ei saa isegi hakkama sellega, et meil oleksid Eesti riigis õigused kõigil tagatud. Ikkagi on meil väärkohtlemist, ikkagi on meil tõsiseid teemasid, on nii-öelda nõrgemaid teemasid, et tegelikult need kohustused on täpselt samamoodi, aga me ei saa rõhutada kogu aeg kohustusi, kui meil ei ole õigused tagatud. Ja sellel lapsel, kellel võib olla, ongi väga keeruline perekonnaelu, teised ei tea sellest ja temal, mis kohustustest me räägime, kui ta ei saa oma koju minna rahulikult, vaid ta peab seal võib-olla läbi elama midagi. Et selles mõttes tõesti on see kohustuste pool selline, et on õigus ja kohustus ja seda tuleb alati rõhutada. Aga lapsel on täpselt samamoodi kohustus oma vanemaid aidata ja kõiki teisi ka märgata. Nii et tõesti selle asja lihtsalt tasakaalu toomine, aga selle lapse õiguste konventsiooniga on see teema, et me peame ta ise tooma päris ellu ja päriselt neid asju rakendama, et ükski seadus ei ole ju loodud selleks, et kedagi karistada, vaid selleks, et suunata päriselt heategudele. No, loodame, et see paneks siis sellisel iroonial ja näpuga viibutamisel natukene nagu suu kinni ja mõtlema. Eks, et kuidas see tasakaal on siin hea sõna, et kuidas see tagasi tuua. Nii, mida siis veel peaks teadma? Ma saan aru, et eile algas siis kandideerimine 6. Ja sina kandideerid seal. Mis selleks tegema peab? Kuidas see käib? Sotsiaalmeedias on link, see on vist koolidel ka. Ja koolidel meil. On link ja siis mõtled, et kas sa tahad, muidugi sa tahad. Meil on nii äge. Aga siis sa vajutad sellele linkile ja sealt tuleb üks ankeet ja siis sa täidad selle ära. Ja siis Triin siin kontrollib neid ja vaatab üle. Ja me väga ootame uusi liikmeid ja inimesi. Me oleme avatud kätega. Et mismoodi see noor seal siis mõtlema peab, et ta peab lihtsalt seda tahtma, et ta peab tundma, et see kõnetab mind kuidagi, et ma tahaks ka teada esiteks ise ilmselt ja teiseks olla siis see, kes teistele seda, kas nõnda? Jaa, täpselt nii ja kohe annan Karmenile ka sõna, kes saab rääkida sellest, mis siis edasi saab, kui on kandideeritud, aga põhimõtteliselt protsess on 3-osaline, et esmalt välistada need, kes võib-olla veel ei ole küpsed selle jaoks, et kes vajavad natuke lihtsalt, et nad saavad võrgustikus olla, et esmalt on tõesti kandideerimine, nagu Alide rääkis, seal tuleb vastata küsimustele, näiteks mida sa tahaksid 30 sekundi jooksul kõigile Eestimaa inimestele öelda, väikene mõttekoht. Siis tuleb teise sammuna minuga vestlus ja minuga on veel üks lapseõiguste saadik, et kas see on näiteks siis Aveli, kes on ka meil siis noortekogu liige, hästi pikaajaline või on Alide või hoopiski Karmen mentorina. Ja siis 3. samm, ikka ei pääse veel, on loovülesanne. Ja loovülesande puhul siis seda ma veel ei ütle, sest igal ühel tuleb erinev ja ilmselt neid kandideerijad on meil mitusada praeguste prognooside kohaselt. Ja kõik saavad erineva ja see tuleb ära täita, meile esitada ja siis vaatame juba edasi, mis saab, et seal on jah päris mitu sammu ja siis tuleb veel läbida lapseõiguste ABC koolitus, nii et ta läheb sükse huvitava mängleva protsessiga. Aga mis saab edasi, kui on kandideeritud ja Karmen näiteks saabki endale mentorgruppi, et sa saad seda poolt jagada?
No jah, esiteks ma ootan väga palju huvilisi, et tulge, meil on tõesti väga tore seltskond. Ma olen väga-väga rõõmus, et ma selle sammu astusin ja laste õiguste saadikuks hakkasin. Et Triin on alati hästi toetav. Nüüd olen mina ka tal abis, kuna ma olen pool aastat seda elu näinud, siis tõesti võin öelda, et väga lahe, et kõik, mis me teeme, on tõesti väga tore ja loodetavasti ka aitab. Mina siis jah, olen Triinu parem käsi, et kui laste õiguste saadikutel on mingid probleemid, mured või on mingid rõõmud, siis nad võivad seda alati jagada, ükskõik, kas öösel kell 3, päeval kell 3. Ja kui mina ei oska vastata, siis ma pöördun Triinu poole. Noh, loodame, et ikka öösel ei pea selliseid asju ajama, et saab ikka päevaga hakkama. Juhtub kõike. Juhtub. Nii, aga mul siin oli veel üks niisugune huvitav, mind tõuselt tõmbas kuidagi see sõna loovülesanne seal on ju, aga mis tüüpi, kui sa ei saa öelda praegu väga täpselt, et aga mis tüüpi need võiksid siis olla, noh niimoodi üldplaanis, et üldplaanis võib näiteks osutuda loovülesandeks see, et kui sa oled üksikule saarele, sul on õhupall ja joonlaud, siis mis sa sellega peale hakkad? Et siuksed väga, jah, et kuidas nendele olukordadele läheneda. Selle põhjal esiteks me näeme ära, kui leidlik inimene on. Teisalt me näeme ära, kuidas on lood loovusega, sest näiteks 8. või 9. klassi lapse loovus on juba natuke kuhugi kinni jäänud, aga näiteks 1. ja 2. klassi oma, kuna meil on oodatud 7–18 vanus, võib väga loovalt läheneda. Et sealt näha ära see perspektiiv, et kuidas tal on loominguga ja kolmandaks siis üldiselt ka see, kuidas ta näiteks seostab seda kõike iseendaga. Et mida tema näeb õhupallis, kas see on lihtsalt ilus dekoratiivasi või see on midagi, mida sa saad ühe nõelaga purustada, et loovülesanne on tõesti selle nurga alt ja neid tuleb päris erinevaid. See kõlas juba päris hästi tõesti, väga huvitavalt, kuidagi mõte hakkas juba endal tööle, et huvitav, mis ma vastaksin sellise asja peale. Kui äge. Nii, midagi tahab Aliide nüüd öelda veel? Lisan siia juurde, et mina kandideerisin üle pool aasta tagasi noortekokku. Mina sain sellest teada läbi Facebooki, mu huvijuht saatis mulle selle lingi. Ja minul käis see niimoodi, et ma täitsin mingi küsimustiku või ankeedi, täpselt nagu see, mis meil nüüd on. Seal oli jällegi see 30 sekundi küsimus. See 30 sekundi, ma olen seda nii palju vastanud. Nii, ja mis sina vastad siis sellisele asjale seal? Mida ma saaksin öelda Eesti rahvale 30 sekundiga. Yeah. Mina olen vastanud, see on hästi lühidalt praegu. Muidugi 30 sekundit on nii kaua tegelikult. No aga võtame selle. Tere, kallis Eesti rahvas. Mina olen Aliide ja mina sooviksin teile öelda, et olge positiivsed ja mõelge positiivselt ja proovige. See on raske, aga kui su mõtlemine on positiivne, siis on kõik teised muutuvad su ümber ka ja ärge laske negatiivsusel liikuda. Ja siis ma rääkisin kuidagi sõnastasin kunagi koduvägivalda selle sisse. Ja nüüd sai 30 sekundit täis. Ja. Nii et sa tegelikult said tõesti päris palju asju ära öelda. Ja siis peale seda mul oli Triinuga intervjuu ja siis oli veel see Kristiga. Kristi oli meie mentor-koordinaator. See oli väga õudne. See oli minu jaoks. Ma loodan teie jaoks ei ole. See oli nagu, et hüppasin kuskile tundmatusse vette lihtsalt. Niimoodi sulps. Ja ma olin nii närvis. Ja Triin ja nagu Kristi, nad olid nagu kuidagi vastutulelikud, aga ikkagi, siis mul oli mingi internet jupsis seal ja siis mul oli valgus nii halb, ma mäletan. Aga isegi kui teil on valgus halb ja internet on ka halb, siis see ei takista teid. Et leiame kuldse kesktee kõigile. Kusjuures mina mäletan Aliide vestlusest seda, kuidas Aliide oli siuke väike päiksekiir, oli veel siukene hästi tummine päev. Siis mäletan pärast ta suvekoolis rääkis, et appis oli nii jube, et tal ei olnud interneti ja valgust ei olnud ja siis ma ise mõtlesin, et Aliide, me täitsime seda ankeeti paralleelselt, panime plusse miinuseid ja asju. Vaatasin, et nii perfektne ja nii tubli ja kõike siis pärast kuuled, aga Karmen saab äkki jagada seda kogemust, mis ta suvekoolis sai, et mida annab see, kui selle tuleb päris praktik, näiteks Tomo Vahemets rääkima päris asjadest ja meil on ju ka need valged õhupallid siin. Jaa, ma vaatasin, et teil on ilusad märgid rinnas. Et kas need on kuidagi seotud oma vahel?
Jah, valge õhupall on siis eeskuju liikumine, seda saab ka Google'isse panna ja saab teada, mis on. Algataja on siis Tamo Vahemets, kes käis meil suvekoolis ka rääkimas. Hästi põnev mees, tõesti mulle nii meeldis. Olen taga peale seda ka kohtunud ja tõesti ta aitab meil ja ikka koolitab meid siin vahepeal, kui palume. Jah. Tamo missioon siis on, tema üks missioonidest oli raudtee, ehk siis kuidas raudtee õnnetusi vähendada. Ja ta räägib hästi põnevalt, on tõesti hästi põnev isiksus, et teda peab lihtsalt kuulama. No hästi. Kas nüüd on midagi veel, mida kindlasti peaks ütlema praegustele vaatavatele noortele seoses selle, kas siis nüüd tõesti selle kandideerimisega, nüüd siin mõned asjad sai öeldud, et link ja pikk küsimustik ja olge valmis selleks tolleks. Ja mis oli hea, oli see, et tegelikult see vist juba on nagu põnev osa, et kui koolitused hakkavad. Et järelikult on juba midagi on nagu tehtud, kuhugi ma olen jõudnud ja nüüd tuleb see põnev osa, see õppimine ja ma arvan, et igaüks meist saab tegelikult oma vaatenurgast öelda kui reaalselt see osaleja, mina kui koordinaator ja Karmen kui mentor öelda mingisuguse sõnumi, et miks liituda peale selle, et nii tore ja vahva on, aga mina omalt poolt tegelikult ütleksin seda, et kui sa tunned, et sind lapse õigused ja kõik kõnetavad, sa ei pea olema tingimata selleks saadik, et päriselt asju ära teha, et päriselt esindada oma mõtteid. Nii et sa ei pea üldse kartma, kui sa soovid, sa võid kandideerida ja loomulikult hästi tore oli kindlasti kuulata seda kõike ja võib kõlada nagu reklaam, aga tegelikult kui sa soovid päris asjade eest seista, siis ei pea olema saadik, vaid lihtsalt tegutsema. Ja see on väike boonus, kui sa soovid lihtsalt saada koolitusi ja ennast kõnetavatel teemadel kas või pürgida Euroopas väga olulisele kohale. Saladuskattel võin öelda, et varsti on ka Eesti Eurotsaldi koht, taaskord vaba, meie kärg sai 18, nagu me kõik ja tuleb ka ilmselt mentoriks. Nii et selline pidev võrgustik kogu aeg käib ja sa saad oma kodukohas palju ära teha, kui sa vaid soovid. Mina ütleksin omalt poolt seda liikmena, et muidugi, miks mitte. See vaba võrgustik loob nii palju uusi võimalusi ja vaardab su silmaringi. Sa saad tutvuseid ja sõpru. See on kõige tähtsam. Sõbrad, sest et sa saad sõpradelt õppida ja sõpradelt õppida. Ja vaba võrgustik on mulle avanud nii palju uusi uksi ja pannud mind mõtlema sügestele asjadele, millele ma varem mõelnud ei ole. Ja ma loodan, et ma saan veel rohkem asju, millele ma mõelnud ei ole järgmiste aastate jooksul. Mina siis põhimõtteliselt kordaks sama, mis seal idegi, et kuna ma nägin teiste pealt, et tõesti väga paljud lõid sealt enda sõpruskonna suvekoolist, et said endale uusi sõpru ja see oli üks põhiasi, mis välja toodi, et tõesti, et seal on ühtemoodi mõtlevad inimesed, ükskõik kui vana sa oled, ükskõik noor sa oled, et see vanuse vahe ei olnud üldse nii tähtis, et kõik said üli hästi läbi ja siiamaani suhtlevad. Nii et see, et kui soovid sõpru juurde saada ja samamoodi mõtlevaid inimesi, kes jäävad sulle ilmselt väga pikaks ajaks, siis tule meile. No suurepärane punkt. Minu meelest ka. Ma soovin teile esiteks väga suurt edu. Väga tegelikult ja edu ilmselt on see väga palju ägedaid kandidaate, kes läbivad kogu selle voorude jada ja siis ongi neid saadikuid tõesti igas Eesti koolis. Aitäh, et te tulite. Aga teil on mingi üllatus mulle, jah? Jaa, suur aitäh kutsumast ja tõesti lapseõigused on midagi, mis on meil kõigil juba sisse kodeeritud, nii et tore on selle kohta üks üli hea näide. Vaatasin ennem siin mikri peal, on ka tore embleem ja tegelikult ongi, tore on siis, kui on tore, aga kõike seda saab rakendada ka muidu, nii et seda saadet tasuks võtta kui väikest lapseõiguste õpikut. Et kõik siuke päriselu näited tulid siin välja. Aga meil on king ka, kuna mina ja Liide oleme mõlemad Järvamaalt, Karmen on kahjuks Harjumaalt, aga elame üle. Kuid me tõime siis merede ja mägede tagant, mitte küll 7 mere ja mäe tagant, aga ma arvan, et kus me tõime selle Järvamaalt, mis meil seal hea koht on, Tammsaare muuseum, siuke midagi, Paide Vallimägi. Ühesõnaga, väike jõulu. Mina tean seal ühte trükikoda, mis teeb asju, see Kuma äkki. Kuma, kes teeb ristsõnasid, praegu on neil kalendrid, muide minu õpilasfirma kaardid tulevad ka sealt, et siuke legendaarne koht ja me tõime jõulukuulikesed, sest et mis õige jõulupuu see on, seal võivad ju paar tore hunti olla, aga
torevante peab alati mitu olema. Tore Sest kui elevante on ainult 2, siis sellest ei piisa. Nii et terve jõulupuu saaks ehitud tõime jõulukuulid. Suurepärane kink, aitäh, aga kas aitate mind nüüd sellel nagu need külge ka panna aitate või? Super, asume siis meie kuus kehtima, tulge tagasi järgmine nädal, stuudios on tore. Imeline, lihtsalt imeline kingitus.